Mina olen Liina. Üks vana raamat, ma tutvustan vanu raamatuid, mis teha, millest ma rääkida soovin, on paljudele tuttav, ma usun, Heino Kiige Maailma viljad. Minul on ta siin praegu olemas 89. aastal ilmunud ühe suure paksu köitena, aga tegelikult erinevad osad temast ilmusid 80-ndatel alates juba 82. aastast eraldi köidetena. Ja kui ma päris pisikene veel olin, siis ka ma arvan, et mõned neist, mitte vist kõik, olid mul kodus olemas ning see oli üks lemmikumaid raamatuid lapsena mul, mida lehitseda, põhiliselt nende täiesti geniaalsete Edgar Valteri piltide pärast, mis siin sees on, aga selle käigus ka sai üht-teist siit lugeda ja unistada, et oleks ometi ükskord aeg, kus saaks mõndadessegi nendest kohtadest laias maailmas, millest kõigest siin juttu on, kord ise minna, oma silmaga näha ja oma suuga maista neid, kas või mõndagi nendest kõikidest põnevatest viljadest, millest siin juttu on. Sest aeg oli selline, kes mäletab, see mäletab ja kes ei tea ilmselt, kes ei mäleta, ei oska võib-olla ette kujutadagi, et tegelikult ju peale Venemaa või Läti siit Eestist otse eriti kuhugi sõita ei andnud ega saanudki. Ja sellist asja nagu supermarketki polnud. Mitte ühtegi avokaadot või ma ei tea, kas või sojaubasid või maisi või nii paljusid praegusel ajal absoluutselt iseenesest mõistetavaid puuvilju, igasuguseid muid vilju ei olnud mitte kuidagi võimalik kätte saada. Mango näiteks oli olemas küll mangomahl, aga kes oleks kunagi mingit toorest mangot siis näinud. Ja jah, see oli nagu selline aken maailma või selline killuke unistust lehitseda seda raamatut ja mõelda nõnda edasi. Näiteks leian ma siit praegu sellise asja nagu melonipuu. Tänapäeval me küll tunneme teda lihtsalt papaia nime all. Oleme võtnud üle selle nime, mida muu maailm kasutab. Aga jah, esimest korda sain mina oma elus papaiat maista, siis ma arvan, olin ma juba varastes 20-ndates. Sama lugu avokaadoga. Selleks tuli minna Aafrikasse, ei muud. Aga õnneks oli tolleks hetkeks juba võimalik. Igal juhul aitäh sulle, Heino Kiik, suurepärane kirjanik ja agronoom ja dendroloog ja mis kõik veel. Selle killukese, selle särava killukese eest minu lapsepõlves. Otsige see raamat üles ja vaadake teda, ta on seda väärt ka meie ajal.